Sellised võimsad leegid ilmestasid eile õhtul sotsiaalmeediat. Seda tulemerd oli võimalik näha Mustamäel, kus Kadaka tee alguses oli õhtul kella 6:30 paiku süttinud tööstuskvartalis puidust kuur. Esimene teadmine oli see, et on tuli lahti. Hiljem selgus, et tegemist oli siis vana puidust laohoonega. See laohoone oli tühi või oli seal sees ka midagi sellist, mis tulele nagu jõudu ainus? Laohoones hoiti prahti, vanu rehve, isegi kummikuid. No tõsi on see, et tulekahju keset Tallinna linna ikka kütab kirgi ja siis see selline, ütleme kõige tavalisem kuur siin eile õhtul põles. Leegid olid loomulikult suured, siin mõlemas otsas on ka veel hooned, aga õnneks selline vaheline telliskividest ehitatud tulemüür päästis siis teised hooned ja siin siis said kannatada 3 politseinikku, kes olid lihtsalt suitsu sisse hinganud ja siin kõrval on ka büroohoone, kus siis tuli natukene inimesi evakueerida. Evakueerida tuli kokku territooriumilt 25 inimest, kes siis pärast seda, kui tulekahju oli kontrolli all, said hoonetesse tagasi. Kas siis oli põlemise tagajärjel mingisugused mürgid õhus, et neil sellised hingamisraskused tekkisid? Nad hingasid tulekahjust tekkinud suitsu sisse ning hiljem siis pöördusid tervisekontrolliks siis haiglasse ja siis ühe toimetas kiirabi ise haiglasse peale sündmust. Mingid mürgisid aineid seal ei põle? Ei, et seal mingid kemikaale ega muid selliseid aineid meie teada sees ei olnud. No, on siin midagi nagu mingi versioon ka sellest, millest see kõik alguse võis saada, miks ta põlema läks? Sain aru, tühjana seisnud hoone? Ei, hetkel tegeletaksegi selle uurimisega ja edasise siis tulemuse selgitab välja siis uurimine. Politseinikud on peale arstide ülevaatust lubatud kodusele ravile. Päästjad said tulekahju kontrolli alla kella 7:30 eile õhtul.